Ma olen haige. Ja ma olen juba nädal aega olnud haige. Ja selle nädala aja jooksul ma olen lihtsalt passinud voodis. Ma ei ole suutnud ennast liigutada, mu hääl on ära ja ma õppisin sellel ukulelel ära 4 akordi. Nüüd selle 4 akordiga ma räägingi sulle, mis juhtus. Sest et mul oli ju detsembrikuu ülesanne, mis ütleme nii, oli väga palju õues olemist ja ma jäin haigeks. Aga ma ei saa enam oodata, ma pean sulle selle loo ära rääkima. Are you ready to roll, my dude? Ja rohkem ma selle pilliga mängida ei oska. Ühesõnaga, ma olen haige ja nüüd ma räägin sulle selle detsembrikuu ülesande ära. See oli pöörane. Seekord sain ma ülesande sellel ajal, kui ma olin enda ema juures Hiiumaal. Ma ju Hiiumaal käin ringi ja kui ma hakkasin koju jõudma, siis ukse ees ma avastasin midagi ebameeldivat. Minu võtmed olid ära kadunud. Ma pidin lihtsalt enda samme tagasi võtma, et leida ülesse oma võtmed. Ma otsisin kännu pealt ja kännu alt, kuuse otsast ja okste vahelt. Ning siis nägin ma midagi metsa vahel vilkumas. Oled eksinud? Valmistu metsa eksinuna koduteed leidma. Kapten V. Ja nagu sa arvata võid, siis sealt metsa alt ma panin kodu poole punuma, et ette valmistuda detsembrikuu ülesandeks. Ergo, tähendab doktor Ergo. Ja tervist, tere! Ei ole mõnet. Vahel lähevad lisaks inimestele ka tiitlid kaduma. Igatahes, asu asja kallale. Esiteks, paljudes esimese maailma riikides on matkama minek üks põhiasju, mis algatab kadunud isiku päästeoperatsiooni. Et metsa ära eksimine ohustab meid kõiki ju. No see on päris hirmus. Teine oht on alajahtumine. Enamik alajahtumisjuhtumeid leiavad aset -1–10 kraadise temperatuuri juures. Statistika näitab, et 59% surmaga lõppenud juhtumitest oleks olnud võimalik ennetada, kui päästja oleks koha peal esmaabi pakkunud enne kiirabi kohale jõudmist. Need numbrid on tõesti väga suured. Ma proovin tänasest missioonist võtta siis nagu nii palju teadmisi kui võimalik. Ma soovin sulle edu, ole turvaline ning hoolitse ka teiste eest. Suur tänu sulle helistamast, Ergo. Sinu teadmistest on alati palju kasu. Tšau. Okei, tšau. Seda seent ei tohi süüa, nii et ma loodan, et mul nälg ei tule. Tere, siia! Ma juba arvasin, et ma olen eksinud. Ei ole. Tere! Ma olen Liis. Ma näen, et sul on ilusti suhteliselt erksavärvilised riided seljas. Ja. Et see annab selle võimaluse, et kui peaksid siiski kogemata ära eksima, et siis need, kes sind otsima tulevad, siis nad näevad sind. Ma juba kodus panin ka niimoodi, et mul oleks vesi, väike näks on mul kaasas. Laetud telefon kaasas. Ja, see et kui jääd hätta ja telefoniga saab vaadata kui asukohta, aga kindlasti telefon oleks laetud mitte poole peal, jääb metsa minnes ka telefoni hoida, et ta püsiks täis. Enne kui lähed, et leia mõni usaldusväärne isik, kas see on siis keegi lähedane või hea sõber, kellele sa annad teada, et ma lähen täna metsa, ma lähen sinna piirkonda, ma jõuan tagasi umbes sellel ajal ja juhul, kui sa ei ole selleks tagasi jõudnud ja talle teatanud, ma olen nüüd tagasi, siis tema saab anda selle info edasi juba päästekeskusele. Kui tunned, et ikkagi oled eksinud
siis kohe anda sellest teada numbril 112. Palju eksinud on saanud ka niimoodi aidata, et politsei on tulnud ja lasknud sireeni ja siis sa juba sireeni peale. Aga nüüd sa tead, kuidas metsa mitte ära eksida, aga meil on üks inimene, kes seda ei teadnud ja on kahjuks metsa ära eksinud. Ja sinu tänane ülesanne on leida ta üles ja seda termokaameraga drooni abil. Läheb inimese otsimiseks. Suur tänu. Mis see masin siis teeb? Sellel on kaamera, sellel on 2 pulti, ta lendab õhus ja tal on võimalik siis inimene soojusjärgi üles otsida. Siis peab lootma, et see inimene on veel soe. Jah, tavaliselt nad ikka on soojad. Paneme käima, lähme otsima. Jaa. Ja see on ainult siis, sellega ma seda lennumasinat ei juhi, vaid ainult seda kaamerat. Te saate sellega kaamerat juhtida, kui soovite. Okei. Ja siin on... Sellega on siis kõrvale ja teisega üles alla. Jaa. Ja siin ma näen, et need, mis on soemad kohad, need on nagu heledamad. Soemad kohad on tumedamad. Okei. No praegu on kõik üks mets. Ilm on selline, kus on. Proovime, äkki me leiame. Proovime ta üles leida. Ma saan seda kaamerat. Ma saan niimoodi alla seda liigutada. Et ma näen nagu täitsa all. Oi, ega ma selles mustrist eriti midagi aru ei saa. Oi, ma näen ühte autot. Kaamera, kui ma suunan täitsa alla, siis ma peaks nägema. No ma ütleks, et väga keeruline on siit midagi mõista. 50 sekundit. Ma näen. Oi, üks tume kuju on seal. Vaata. Nagu väike sipelgas. Näe, ta lehvitab. Kas seda saab zoomida ka? Oi, vaata, see on väike sipelgas. Liigutab. Saame kaardi ette võtta ja vaadata kaardi peal, kus meie oleme siis. See puldi koht näitab, kus meie oleme ja droon on seal, kus tema praegu on. Okei. Suhteliselt lähedal, jah? See on, ma saan sinna joostes, saan sinna ligi. No meil praegu vedas. Siis ma lähen annan sellele õnnetukesele ühe tee ja mingi sooja riide selga. Just. Ja siis võtke telefon kaasa, siis saame omavahel suhelda ja mingi transpordi lõpuks järgi saata. Okei, väga hea. Lähme päästame selle eksinu ära. See on hästi soe jope ja soe tee, sest ta on ju väga pikalt seal külmas olnud. Mul seljakotiga raske veid. Seal! Ma näen seda meest, kes on meil kadunud. Nii, Liis, me leidsime selle mehe ülesse, kes oli kaduma läinud. Väga vahva. Siin sulle ka preemiaks väike peotäis marju. Pohlamarjad. Väga hea, et metsas kõht tühjaks ei läheks. Suurepärane. Suur tänu. Ja nii ma jõudsingi metsast tagasi koju, ühte eksinud inimest metsast välja aidata, sest see võib minna nagu väga karmiks, kui on külm ilm ja asju ja soojust ega vett ega sööki ei ole, siis on nagu halb. Nii et kui sa lähed metsa, siis nagu ülimõnus on, kui sa oled hästi ette valmistunud. Siis sa saad nagu täielikult nautida seda teekonda, mis sa oled nagu ette võtnud ja sa oled nagu tark. Okeiks. Eelmises videos keegi ütles, et Nele, miks sa õiget tuld ei kustutanud või et fake tuli. Sul oli fake tuli. Ma ei tea, millest sa räägid. Ma tõesti, ma ei tea, millest sa räägid. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab, ole mõnus, ole terve ja tšau!